No nii, tere tulemast minu kanalile siis. Ma ei teagi, kas ma pean ütlema tere tulemast endale tulevikus või tere tulemast enda perele tulevikus või tere tulemast üldse kõigile, kes vaatavad mu vloge. Ma olen praegu WC-s alustamas oma hommikut ja ma mõtlesin, et mis saab parem viis olla vlogi alustamiseks või oma elu alustamiseks, kui sa tuled või kui sa ärkad hommikul üles, siis sa oled värske, puhanud, särav, siis sa käid pesemas, mõtled enda mõtteid ja siis tuled siia ja teed ennast korda. Ma arvan, see on best viis vlogide alustamiseks. Ma olen mõelnud mega kaua, et ma pean vlogima hakkama, sellepärast, et mu elus lihtsalt toimub nii palju asju ja ma kogu aeg filmin neid asju ja mu telefon on lihtsalt igasuguseid klippe täis, nagu reaalselt igasuguseid klippe. Ja siis ma mõtlesin, et nagu miks ma neid klippe niisama hoiustan telefonis, et päike kogu aeg, mul on 2 tütart, Päike ja Pärl ja siis Päike kogu aeg küsib, et vaatame seda, vaatame teist, aga nii lahe oleks panna YouTube'is tööle, mis te elus teete ja kogu aeg tagasi vaadata, sest lastele meeldib nii väga vaadata igasuguseid nii-öelda mälestusi ja siukseid enda tantsuvideosi, lauluvideosi, trennide videosi ja come on, endal on ka tegelikult mega lahe vaadata, aga telefonist, ma ütlen, kord aastas sa tegelikult vaatad, aga YouTube'isse saab panna nagu ülikergelt, lähed enda kanalile, lükkad tööle, sa ei pea mitte midagi otsima, sul on pealkirjad, sa tead, millal sa midagi tegid. Ja üldse praegu mul on tekkinud siuke imetabane vaikne moment, mis vaikne tegelikult. Päike ja Pärl tantsivad teises toas ja meil üleval, kui te kuulete, toimub mingi remont. Sinna ehitatakse korterit, me elame siukses hoones, kus on kontorid ja siis on ka elamispinnad. Elamispinnad on nagu 2 korrusel ja siis kontorid on nagu ülejäänud, ma ei tea, 10, 12, mis iganes korrusel. Et siin majas on päris palju korruseid. Üks asi on miinus, et ma ostsin endale kunagi mikrofonid 2 aastat tagasi ja ostsin uue telefoni tol hetkel, iPhone 13 või telefoni ostsin aasta enne seda, ehk 3 aastat tagasi. Ja siis see otsik enam ei lähe minu telefoniga kokku, sest just eile ma ostsin endale uue telefoni, sest Pärl reaalselt on mu telefoni ära närinud ja ma ostsin endale uue telefoni, et mul oleks tore videosid teha ja alustada YouTube'iga, sest ma olen ju mõelnud seda juba 3 aastat teha, alustada YouTube'iga. Siis kui Päike sündis, ma mõtlesin, et issand kui äge, et mina sünnitasin sel perioodil, kui emmed väga videosid ei teinud, kui YouTube ei olnud populaarne ja ma olin full paanikas, mida ma pean tegema, mis ma pean panema sinna haiglakottidesse ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen teistele emmedele elu lihtsamaks, kes on ka noored ja sünnitavad. Et nad ei pea midagi kartma ja kõik on fun ja kõik laabub, isegi kui sa unustad sinna haiglakotti midagi panna või kui sul on rasked päevad lastega, et see on fine ja see läheb üle ja sa täiega naudid seda elu. Ja lastega elu läheb nii kiiresti,
et ma ei jõudnud mitte midagi filmida. Siis ma mõtlesin, et ma filmin, kuidas ma fitnessiga tegelen ja uuesti vormi saan ühe lapse kõrvalt. Sest minu jaoks on suht lihtne. Mul on nagu selline elustiil juba välja kujunenud, sellised mõttemallid, ma oskan eesmärke seada ja see on nagu nii easy minu jaoks ja ma üldse nagu raseduse ajal ka ei võtnud juurde. Aga noh, kus sa sellega jälle, siis on ju lapsed ja siis sa teed trenni ja mingi hetk sa lähed tööle ja sa jälle ei jõua YouTube'i teha. Ja siis tuli teine laps, siis ma mõtlesin, et okei. Kuna nüüd ma teen nagu bikiini fitnessit 2 lapse kõrvalt, et siis oleks lahe nagu seda filmida ja kuidas 2 lapsega elus hakkama saada. Ja jälle ma olin seal punktis, kus tegelikult filminud, aga nüüd lõpuks kohe tuleb Pärl, saate Pärliga ka tuttavaks. Meil vahepeal läheb täiesti actioniks. Ühesõnaga, nüüd ma olen elus seal punktis, kus ma hakkan võistlusdieediga lõpule jõudma. Ja ma mõtlesin, et suva, kui ma juba uue telefoni ostan, siis ma võin hakata ka YouTube'i videosi tegema. Ja siin ma olen oma esimesi klippe filmimas ja mulle täiega tegelikult sotsiaalmeediat teha meeldib. Mulle meeldib inimesi aidata, mulle meeldib nõu anda, sest mul on, vaata, kui sa oled elus sellises etapis, kus sul on endal kõik väga hästi ja sa näed, et kaaluprobleemid, kõik see emadus tänapäeva ühiskonnas ja kõik see nagu loppab, siis tegelikult on äge anda teistele mõtteid juurde. Ja ma täiega tahaksin julgustada nagu teisi emasid ka, kes teevad trenne või üldse, kes on lihtsalt emad, kes teevad lihtsalt trenni ja ei ole emad, filmima enda elu, sest et kui minul on elus rasked hetked olnud, ma olen vahepeal otsinud lahendusi, et vaatad teiste vlooge, kuidas nad elavad, et natukene nagu kuskile elustiili poole muuta ennast, lihtsamaks enda elu teha. Aga seda väga ei ole, et Eestis alles see kultuur kasvab. Ja siis kolme on raske värvida, kui sa räägid. Ja siis ma loodangi, et neid inimesi tekib juurde. Podcast'e on meeletult palju, mis räägivad igasuguseid asju, aga jutud ei jää nii hästi meelde, kui vaadata kellegi elu, et ma märkasin, et tema tegi seda asja nii, et see on palju lihtsam, eriti vaata, kui sa ema oled, et okei, miks ma varem selle peale ei tulnud. Sõbrannadega on ka tore asju rääkida, mul on hästi toredad sõbrannad ja mul on vist kõik sõbrannad on 99% sõbrannadest on emad. Nii et nendega saab ka asju arutada, aga vahepeal sa ei oska küsida või läheb meelest küsida. Vot. Ja ma loodan, ja miks ma veel tegelikult YouTube'i videot teen, on sellepärast, et mul on praegu selline hästi-hästi suur arenguperiood ja ma tahan seda arengut videole jätta, et kunagi ma saaks tagasi vaadata ja analüüsida ennast. Et ma ütlen, et telefonist otsida neid videosid on mega keeruline ja ma ei viitsi seda teha ja ma ei tule selle peale, et seda kogu aeg teha. Ja siis see natuke pärsib arengut ka, aga ja motivatsiooni pärsib ka sellepärast, et sa ei näe, kus sa oled tulnud. Näiteks fitnessis mul oli nii, et ma poseerisin ja järsku areng seisab, sa mõtled, issand, ma ei saa hakkama, kuidas ma lavale üldse jõuan. Aga kui sa vaatad neid videosid tagasi, mis enda poseerimistest teinud oled, mis sa oled teinud enda
kõndimistest, siis reaalselt sa oled mingi vau, ma olen nii suure arengu teinud tegelikkuses, et sul tekib see võrdlusmoment ja sul tuleb uus motivatsioon selles osas, et midagi keerulist seal ei ole, et sa pead kogu aeg endale tekitama seda tsüklit. Kui sul on halvad päevad, siis ei saa nagu keskenduda halvale, sest sa muudad selle halva nii suureks palliks, kus sa oledki seal voodis ja mõtled, et ma ei taha püsti tõustana. Täiesti pekkis, kui halvasti läheb. Aga kui sul tekib mingi võrdlusmoment, siis sa mõtled, et mille üle ma virisen, ma olen nii tohutu arengu läbi teinud. Ja sul tekib uus motivatsioon. Motivatsiooni pealt töötada on mega hea. Ja mina kogu aeg tekitan endale neid momente. Kui sa mõtled, ma ei tea, mul on rahaliselt raske. Mõtlen ta mingi 20. alguse peale. Mis sul siis oli rahaliselt, mis sa siis läbi elasid ja sa tulid sellest läbi. Kuidas nüüd sul siis ei ole jõudu tulla nendest rahaasjadest läbi? Või mis iganes kellelgi elus parasjagu pooleli on, mis raskus on hea tagasi vaadata ja sealt võtta motivatsiooni. Teine asi, mis mulle meeldib hästi teha, on mõelda, et kuu aja pärast ma olen selle olukorra ära lahendanud ja ma naeran ja mõtlen, et issand, miks sul oli vaja nii palju närve selle peale kulutada. Ja siis, kui ma olen selles raskes hetkes, siis ma olen mingi, see asi laheneb ise ära kuidagi. See vastus tuleb niikuinii minuni, et ma ei pea nagu muretsema, sest see muretsemine on lihtsalt üks suur energia raiskamine, aga see ei ole alati nii lihtne kõik selles osas. See võtab ikka natuke enda mindseti mudimist, et nendest asjadest välja tulla. Minu meik on tehtud, juustega pean minema teise vannituppa midagi tegema. Praegu ma arvan, ongi kõik siin ja ma vaikselt siis hakkan enda vlogi siin kerima. Kui ma teen nädalavlogid üles, ma ei tea, millal ma panen, sest et lastega ma ei ole kogenud seda asja, et kuidas see monteerimine on. Ja ma ei ole kogenud, kuidas mu hääled jäävad ja nii edasi ja nii tagasi. Nii et praegu see on esimene vlog, esimene katsetus, esimene jutt. Ja siis vaatame edasi. Ma unustasin kaela teha. Katsetan ja siis vaatan. Ma arvan, et mida vlog edasi, seda rohkem õppin mina aega planeerima. Ja tere! Hello! Ja seda rohkem ma saan aru, mis siin YouTube'is üldse toimib. See on see, mis samal ajal toimub mu elutoas, kui mina vetsus olen. Nad lihtsalt reivivad siin. Ajavad kõik enam-vähem siin sassi. See on isegi viisakas, et nad natukene on siin praegu teinud. Tegelikkuses see vaatepilt on hoopis teine. On ilm ka ilus, super luks. Vaikselt ma panen neil teleka kinni. Et tavaliselt, kui ma meiki teen, siis ma panen neile lihtsalt laulud. Ma multikaid väga ei pane. Siis ma teen meiki ära ühe sõnaga. Ja panen laulud kinni, siis me värvime, paneme puslesid ja sätime vaikselt õue, sest et Pärl on selline, et ta toob mulle mingid papud ja asjad, et davai, ma tahan kärusse tuttu minna, lähme nüüd. Ongi värvimise aeg, pliiatsid on siia laiali jaotatud, valitakse välja, mida värvitakse. Vaatame siis, mis see hommik toob. Minu arust see on hea, kui lastel on rutiin, et nad alati teavad, et tuleb värvimine, tuleb puusleda panemine, tuleb õppimine ja nad juba hommikul toovad kõik asjad valmis, et hakata neid asju tegema. Mul endal ka siin raamat ja kirjutamisvahendid valmis, et igal hommikul ma teen siis natuke kirjutamist, natuke lugemist
et mul oleks päeva jooksul nagu parem tuju, parem mindset, paremad mõtted. Mida võttes joonistad? No nii, nüüd me sätime siin vaikselt õue minema. Ma panen neile alati niimoodi kombed valmis. Päike saab ennast ise valmis sättida, ta on juba suur tüdruk. Päike on mul 3-aastane. Pärl talle lihtsalt tekitab sellist excitementi, ta vahepeal istub kombe peale, hakkab ennast ise riietama aga ta lihtsalt ei oska ja siis ta lihtsalt puterdab endale kuidagi asju selga. Me oleme valmis. Pärl on kärusse kinni pandud. Ja päike tuleb siis minuga koos rattaga sõitma. Lähme õue. Nüüd me oleme jõudnud natuke rahulikumasse tänavasse. Ja kuna õues on soe, siis ma saan filmida. Nagu teedjääl ikka, see rasvaprotsent läheb madalaks. Mul küll otseselt külm ei ole, aga tead, katsetama ka ei hakka siin nende mega külmade ilmadega, mis oli mingi -10 ja üldse ei meeldi. Kui ma nägin, et -15 ja 20 tuli ette, siis ma põhimõtteliselt kohe panin endale ostukorvi selle kõndimislindi ja kõndisin kodus oma sammud täis, sest ma ei ole üldse külma inimene ausalt öeldes. Igal juhul praegu me teeme oma päevaseid samme. Ma viin iga päev lapsed jalutama. Et isegi kui see jääkülm oli, siis me jalutasime väikse ringi õues, et nad saaksid päevavalgust näha. Aga praegu me ühendame jalutamise paki toomisega. Ma hingeldan, sest ma ei oska veel rääkida samal ajal, kui ma kõnnin. Aga ühendan selle paki toomisega sellepärast, et mu võistluste ehted tulevad ja siis need padjakesed, mis käivad sinna rinnahoidjate sisse. Sest kui sa võistlusdieedil oled, siis ilmselgelt tissid kaovad ära. Ja mitte päris ära ei kao õnneks, sest et ma olen ikkagi ema, Anja, ja imetan veel, et selles mõttes jäävad need alles, aga ikkagi mingil määral on push-upi tarvis, et rinnaoperatsiooni ju pole tegelikult teinud. Paks sai toodud. Päike oli nii elevil sellest pakist. Oi, mulle tulid asjad. Ja siis ta oli mingi, ma saan endale poni. Mul on pakis poni. Ja siis ma ütlesin, et poni ei mahu koju ära. Siis ta oli mingi, miks? Ongi siuke periood praegu käsil. Mingi pool aastat tagasi me jalutasime mingi haudvaikuses. Lihtsalt nautisime jalutamist. Ja nüüd tal on iga asja peale. Miks? Ta läheb nagu lõputu jadame edasi. Ta küsib palju, aga tal jääb väga palju asju ka meelde. Mingi aeg me rääkisime, miks lumi on, kuidas lumi tekib. Ja nüüd ta mulle kogu aeg räägib, vaata lumi, ja siis hakkab seletama, kuidas need protsessid käivad. Nii, kuna naistepäev on tulemas, siis me käisime vanast Kalevi kommipoest läbi ja ostsime enda lemmikule kohviku tädile, kes on siin Kalevi kommipoe juures, kus on politseimaja juures. See amps. Ja siis me viime enda kohviku tädile selle šokolaadi
ja ostsin õhtuks sõbrannale ka šokolaad, et ta on alati nii tore ja annab head nõu ja mul on temaga mega aega veeta, et kõik saavad midagi head. Kindlasti lähme ostame seal Tampskohvikust leiba ka, et see on meie lemmikleib, no Muhu leib ka appi, selle vastu ei saa, aga põhimõtteliselt see on nagu, nad jagavad esimest teist kohta, ütleme niimoodi, et sooja leiba kodu juurest on ikka hea süüa. Kas sa tõid tädile šokolaadi või? Kas sulle maitseb see leib siin või? No nüüd me oleme tagasi tuppa jõudnud, päris väsitav käik oli. Me tavaliselt käime 3–5 kilomeetrit. Täna siis tuli umbes 4 ja natuke peale seda jalutamist päikse ja pärliga. Aga tänane plaan on siis selline, issand, ma ei tea, kas ma olen öelnud, et praegu on 6. märts. Ma ei tea ise, mis kuupäev on, mis kuupäeval ma filmisin. Ja muidu keegi teine ka ei tea, mis päev on või mis parasjagu toimub. Aga põhimõtteliselt täna on reede, ehk siis kuna täna on vestlusõhtu, siis ma palju plaane ei olegi teinud endale. Nüüd ma hakkan süüa tegema, loen raamatut. Mul on hästi põnev eneseabiõpik pooleli. Kui söök on valmis, söödud, raamat loetud, siis ma hakkan poseerimist tegema. Tegelikult ma tänaseks olen broneerinud kella 3 ajal Spartasse saali, aga ma olen siin paar päeva lastega käinud saalis ja ütleme niimoodi, et tšau päike. Ütleme niimoodi, et mul on kasulikum õppida kodus kõndimist ja poseerimist kui seal saalis. Sest seal nad teevad saaliga nagu kõik pallid lendavad igal pool ringi ühe sõnaga ja siis nad tahavad sülle ja siis nad tahavad möllata ja siis nad käivad nagu mul järgi ja väga keeruline on seal. Neil on see nii põnev koht ja siis nad on nagu hästi palju minuga ja tahavad mind kaasata asjadesse. Aga kui me oleme kodus, siis kodu on nagu nii tavaline juba, siis nad pusivad enda asjadega ja siis ma saan rahulikult seal ringi kõndida. Aga eks näeb, kuidas see kodus ka välja tuleb, et harjutada on meil palju, võistlusteni aega on vähe, aeg alastamatult tiksub ja ma pean videot tegema treenerile ka. Ma ei ole nüüd tükk aega saatnud sellepärast, et mul lihtsalt on tunne, vaatad neid videosi ja mõtled, et appi ma ei ole arenenud, appi mul ei tule nii hästi välja, kui ma nagu endale olen seadnud need eesmärgid ja ma kuidagi ei suuda ära saata seda videot. Ehk siis ma proovin täna uuesti kõndimisvideosi teha, proovin uuesti poseerimisvideosi teha. Ma olen pannud endale julma eesmärgi, et ma lihtsalt saadan selle ära. I'm sorry, ma vehin nii palju kätega siin, et ma olen see, kes räägib hästi palju kätega ja siis kaamera mingi võbeleb siin samal ajal. Tänane söögiplaan on siis selline, et praen ära hakkliha. Kui hakkliha on enam-vähem nagu pruun, panen riivitud porgandi ja sibula samal ajal. Lõpuks, kui peaaegu on valmis kõik ära praadinud, siis lisan tomatit ka. Ja samal ajal, kui kõik neid praen, ma keedan ära makaronid ka. Et need annavad päris hästi valku. Mul ongi tavaliselt 2 varianti, et kas ma siis teen nendega või siis kasutan tatart. Et ma viimasel ajal nagu riisi väga palju pole harrastanud. Niimoodi, et väga keeruline situatsioon. Kui ma panen kaamera sinna nurka, siis ei ole piisavalt ruumi, et ma jääksin näha. Ja kui ma panen kaamera nagu sinna, siis ma pean nagu vastu valgust filmima. Ja siis mul oligi 2 varianti, et kumba ma siis teen. Mina otsustasin, et okei, ma ei hakka nagu mingit, ma ei tea, käsivart ka ainult filmima. Et pigem lepime sellega, et siis jääb natuke tumedam video ja võib-olla on rohkem näha. Et
ma vaatan, siis see kaamera päris hästi kuleerib seda valgust. Ei olegi nii hull, kui ma arvasin tegelikult. Kusjuures minu jaoks ei ole söök kunagi olnud nautlemise asi ja ma arvan, et sellepärast mul on terve elu alati ülihea vorm olnud ka, et minu jaoks söök on alati olnud kütus ja ma lihtsalt hüngan selle sisse ja lähen eluga edasi. Ja restoranid ja asjad, pole olnud minu teema, kõik need kohvikud ja saiakesed ja muu ja vahepeal ma isegi käinud kiirtoidurestoranides, et teismelisena käisin, aga siis kui ma sain mingi 17-18, siis ma olin nagu väkk, kuidas sellist asja üldse saab süüa. Ja siis ma päris kaua ei söönud, ma arvan mingi 7 aastat ja nüüd, kui ma olin siis rase, kuna ma sain ainult friikartuleid süüa, siis ma tellisin neid, vahepeal võtsin purksi, väga harva, aga võtsin. Nüüd on jälle selline periood, kus ma üldse ei saa süüa seda nagu. See on minu jaoks nii võlts maitsega. Ma olen harjunud nii puhast toitu sööma kogu aeg kodus. Ma pigem läheksin steakhouse'i, võtaksin mingit steiki, head veini. Selline manši on mul, aga et nagu tahaks mingit purksi, ei ole, ei tule ka ausalt öeldes. Üks manši, mis mul nagu täiega on Coca-Cola siirod. Seda ma üritan ka nagu koomale tõmmata. Vahepeal nüüd läks hästi, tükk aega ei joonud ja täna siis ma mõtlesin, et davai, hea jalutuskäik, päike paistab, tahaks nagu külma jooki, nii palav on. Ja läksin ostsin, teen süüa, teen söögi tegemist. Nüüd mulle täiega meeldib süüa teha. Et vahepeal mul tuleb siuke tuim peale, kus ma olen nagu mingi, ma täiega katsetan ja mingi fit toidud ja lähen nagu hästi ekstreemseks sellega, teen kõik mingi mega pikalt ette ära ja siis me tükk aega sööme oma külmikut tühjaks. Aga nüüd, praegu ma olen seal vaibis, kus mul ei ole see, et ma teen mingi väga pikalt tervele perele meal prep'id valmis. Iga päev natuke midagi teen nagu 1-2 päeva toidud perele valmis. Sest et kujutate ette, meid on 4 tükki. Pärl on 1-aastane, aga ta juba sööb ka. Nii et laste toidu ma arvestan ka nagu enam-vähem kogused, mis nad võiksid süüa. Tead, meie pere on siuke väga hästi söövad, et meie lapsed armastavad steike. Ma tihti ei peagi tegema mingi hullult keerulist toitu. Praen steigi ära ja mu 1-aastane paneb ka seda steiki nii, et vähe pole. Talle väga meeldib, see sügab ta hambaid ka hästi ja siis tal on nagu eriti mõnus. Lõikasin nüüd selle leiva lahti ka. Ta on üpris sarnane Muhu leivale. Mega pehme, mega soe. Et päike paneb hea isuga ja üldse meie perele väga meeldib see leib. Nii, aga head isu siis. Tuli päris siuke normaalse suurusega ports. Minul saab ilusti kõht täis. Valku on palju, kõht püsib kaua täis. Et jah. Näid Temmele ka. Kas sa said uued papud või? Said ja ostsime Pärlile uued papud ja nüüd ta on nii õnnelik selle üle lihtsalt. Kas sulle meeldivad uued papud või? Vau, sellised roosad. Ossa! On ilusad, on ju? Kuna mul on enamik võistluseid välismaal,
ja soojal maal, siis ma pidin ostma neile õhukesed riided ka valmis ja igasugused papud ja asjad. Aga lastel on nii keeruline osta, sellepärast et või eriti sükestele pisikestele lastele, nende jalg kasvab nii kiiresti. Sa pead põhimõtteliselt iga kuu ostma uued jalanõud. Vahepeal ma ostan nagu ühe numbri ette, et skipin ühe numbri. Aga noh, sellega on ka see asi vahepeal ta nagu kõnnib natuke naljakalt. Aga mis sa teed? Selles mõttes ma ei viitsi iga kuu hakata tellima mingeid uusi jalanõusi. Siis, kui nad on mingi 2-aastased, siis see protsess nagu aeglustub veits, aga seni kogu aeg terve garderob tuleb ümber vahetada ja kõik papud ja kombed ja kõike tuleb kogu aeg uuesti osta. Teie lugusid, mul on tegelikult siin 2 mikrofoni ka, ma hea meelega tahaks, et ka teie võtaksite vahepeal sõna, sest ma ei taha, et see tänane formaat oleks selline, et mina siin leerotan, istun siin, olen ilus, asjatan, ma tahaksin, et ka teie mõtleksite minuga kaasa ja võib-olla te ka avate iseennast natuke solki, sest sa tegid mul laine, et ma panen kohe vastu. Aga praegu ma olen suutnud endale tekitada selle filtri, et davai, Kaisa, jota selga, mine välja, mine jahtu maha, siis mul täpselt see, nagu šampal lendab see kork maha, vaata davai, siis ma jahutan natuke aega, okei, nii. Nüüd sa võid sinna tuppa tagasi minna, nüüd sa oled nagu normaalne inimene, suudad mõelda. Igal juhul. Eile õhtul me käisime siis sõbrannaga seal Kaisa Abneri vestlusõhtul. Ja ma mõtlesin, ma jagan natukene muljeid sellest. Ma palju ei filminud, ma tegin väikse klipi, kuna ma tahtsin visuaali sellest, milline Kaisa välja nägi. Ma olin amazed, reaalselt. Ta oli nagu elav Barbi kuskilt raamatust välja lõigatud. Nii ilus oli teda vaadata. Kaisa Kuusnõmm on ta nüüd, kui ma ütlesin Kaisa Abner vahepeal, ma ei mäleta. Ma olen lihtsalt teda nii ammu jälginud, et ma olen harjunud ütlema Kaisa Abner, aga tegelikult igal pool on ta Kaisa Kuusnõmm. Ja mul on hea meel, et ta nii palju tähtsaid teemasid on ette võtnud. Suhted tänapäeval, ausalt. Tänapäeval on kujunenud kuidagi selline mentaliteet, et kui midagi ei sobi suhtes, davai, tõmbame otsad kokku ja lähmjale. Aga tegelikkuses ma saan sellest aru, kui on mingi vägivald või midagi sellist või midagi sellist ekstreemset, mida sa ei suuda vastu võtta. Aga iga tühja tähja peale nagu laiali minna, kõik ilusad suhted, nagu ta ütles, kõikides ilusates suhetes on nii-öelda mingeid tagasilööke. Sellepärast ei pea laiali minema. Meil on sõnad, me oskame rääkida ja lahendame need ära. Selles mõttes igal inimesel on ju tegelikult oma head ja vead. Sa lihtsalt pead valima, mis need head ja vead on sulle aktsepteeritavad või mis vigadega sa suudad elada. On vigasid, mida tegelikult te saate nagu üksteise puhul ju arvestada või ma ei taha kasutada sõna muuta, sellepärast, et sa ei saa teist inimest muuta, aga te saate nagu läbi rääkida, kuidas neid asju leevendada nii-öelda ja üksteisele vastu tulla. Sealt tuli väga-väga palju häid mõtteid kaasa. Oli asju, millega ma nõustusin, oli asju, millega ma ei nõustunud. Aga lõppkokkuvõte on see, pidin väikse loengu pidama, sest et tal on niimoodi, et kui sa kaamera lahti teed, siis ta kohe on nagu, ma tahan kikutada, ma tahan näidata, siis ta hakkab seda mingi nügima siin, siis kaamera vapub ja nii edasi. Ühesõnaga, Kaisa on väga-väga-väga tark naine. Näha on, et ta on palju
investeerinud raamatutesse või teadmistesse ja ma arvan, et iga naine võiks ta koolituselt läbi käia tegelikult. Või mitte koolituselt, vaid vestlusõhtulise. Et natukene hakata mõtlema enda suhete dünaamikule. Vot, nii palju siis sellest. Aga miks ma ei filminud oli sellepärast, ma sain sõbrannaga kokku, keda ma ei olnud ammu näinud ja ma väga tahtsin temaga ägedalt aega veeta. Ja ma leian, et kui sa tahad ajast maksimumi võtta, sa ei hakka seda aega panema telefonis toksimisele, mingite kaameratega jändamisele. Et pigem sa just paned täisfookuse rääkimisele ja sest läbi nende juttude tegelikult sa arened ja te saate ju lähedasemaks oma sõpradega. Et sellepärast ma väga hindan sükest kvaliteetaega ja samamoodi siin lastega ka, et kui ma nüüd filmima hakkan, siis kuskile ma ikkagi tõmban piiri, et ma ei taha igat hetke. Davai, me teeme nüüd seda, ma filmin siin ja teie tehke. Et siis nad vaatavad, et mis toimub, sa ei ole päriselt kohal. Ja see kohalolu tegelikult aitab lastel väga palju areneda. Et miks näiteks Päike on niivõrd palju arenenud, ongi sellepärast, et ma olen temaga hästi palju kohal. Kuule. Ja ma proovin temaga nagu keskenduda mingitele asjadele. Aga täna siis ma arvan, et ma võtan ette suur puhastuse, nii palju kui ma saan. Lastega lihtsalt on nii, et sa ühest otsast hakkad koristama, teisest otsast asjad lagunevad, lähevad laiali. Et ma toon näite, et täna alustasin köögi koristamisega hommikul ja siis mina teen tasapindu hästi puhtaks, tuleb Pärl, võtab sahtlid laiali, viskab asjad igale poole siia-sinna ja siis ma olen nagu okei, olgu siis niimoodi. Ma lihtsalt panen need asjad praegu tagasi, ma keskendun oma tasapindadele. Lastega vist saabki niimoodi, et üks asi korraga, sest neil on tegevust vaja ja kui sina midagi teed, siis nemad otsivad endale ise tegevust ja teevad mingeid muid asju. Ja siis sa ei saagi nagu olla pahane, et nad susserdavad kuskil, kui sina nagu neid otseselt ei suuna tol hetkel. Kohe lähme kindlasti õue. Meil on vaja sammud teha, Pärl hakkab ära väsima. Pärlil on selline naljakas mõtteviis, et kui ta hakkab ära väsima, siis ta tahab õue minna. Kui ta tahab õue minna, siis ta hakkab tooma oma jalanõusid mulle kogu aeg, et lähme tuttu. Siis ta läheb ukse juurde, teeb häält, et võtame käru, lähme. Ta ei ole selline, kes lihtsalt alla annab. Ta on Päiksega võrreldes väga nõudlik laps. Päike on selline hästi naiselik, flows, tahab ilus olla, õrn, võtab kõike südamesse, tahab väga hästi teha asju, sellepärast ta õpib hästi kiiresti, tahab hästi minu moodi olla, teha sporti, poseerimist, kõiki asju. Aga Pärl vastupidi on selline boss babe, et tal on oma mõte, tal on natuke selline võib-olla mehelikum energia, et siis ta nõuab seda mõtet ja kui sa sellega kaasa ei lähe, siis ta nõuab lihtsalt kõvemini. Tal ei ole sellist asja, et okei, las see mõte siis praegu olla. Tal on see, kas ma saan selle või ma saan selle. Võtsime just õuest tuppa ja sõime ära ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan raamatut lugema, aga eile ma vist ei rääkinudki teile, et mis raamatut ma üldse loen. Mul on käsil praegu selline raamat
ehk siis kuidas lahendada kõiki rahaprobleeme igaveseks. Ja mulle täiega meeldivad siuksed raamatud. Ma kuulsin, et seda oleks hea lugeda. Kuna ma olen varasemalt hästi palju tema soovitatud raamatuid lugenud, siis ja need on mind aidanud ja andnud täiega häid mõtteid, siis see raamat kõnetas mind sellepärast, mind täiega huvitab, kuidas psühholoogiliselt rahaasjad toimivad. Nüüd nad jõudsid selle triangliga siia. Ma ei jõudnudki rääkida edasi. Ühesõnaga, mind täiega huvitab raha ja mõttemaailma seos. Ja siis ma hakkasin seda raamatut lugema ja siin seletab nii hästi ära, miks inimestel raha sisse tuleb, miks osadel inimestel ei tule, mis tänapäeva maailma probleem on, kuidas raha tõmmata endale ligi ja kuidas sa seda tõrjud. Siin oli selline lahtiseletus, et mis vahe on sellel ihal, kui sa tahad raha ja tahad manifesteerida raha ja sõltuvus nagu, et mis see siis raha sõltuvus on ja kuidas sa nagu tõrjud raha. Nii hästi öeldud, et kui sul on see iha, et sa tahaksid raha või kui sa tahad manifesteerida raha, siis sul tekivad rahaga seoses hästi head tunded, sa kujutad raha hästi ette ja kõike sellega seonduvat. Aga mis tänapäeva maailmas on hästi probleem, miks inimestel raha ei ole, neil on raha sõltuvus, ehk siis neil tekivad rahaga seoses halvad tunded ja mis seda sõltuvust nagu näitab, on see, kui näiteks sa mõtled rahaasjadele või näiteks sul on hetkeline moment, kus sul ei ole raha ja siis sa hakkad kohe muretsema, sul tekib siuke nagu, et issand, mul ei ole raha, mis ma teen, kus ma raha saan, sa hakkad kohe niimoodi mõtlema, paanitsema, muutud vihaseks. Teate küll neid näiteks, kui keegi ära sureb, pärandused on ju, siis inimesed lähevad selle päranduste pärast kaklema, sest neil on raha sõltuvus ja tänu sellele läheb raha sinu käest ainult ära. Ühesõnaga, mina ei ole ekspert, mina seda seletada ei oska, mina ka alles loen seda raamatut ja ma hakkasin mõtlema, et tegelikult see nii ongi ju. Et enamikul meil maailmast on lihtsalt räme raha sõltuvus ja sellepärast me jäämegi kogu aeg emotsioonitumaks, kurvemaks, murelikumaks ja nii edasi. Ja sellega läheb ju raha ära ka, kui su energia on nii madal. Aga jah, kellel on rahaga teemasid, kes tahab teada, mis üldse see raha on, kuidas rahamaailm toimib, siis psühholoogiliselt just, siis see raamat kindlasti võtke endale listi. Huvitav asi on see ka, et mida rohkem ma loen seda raamatut, seda rohkem ma hakkan nagu Rannarit ka mõistma. Ma ei tea, kui palju te tunnete mind, aga Rannar on siis mu kaaslane ja ma olen eluaeg imetlenud tema mindseti. Ta on alati edukas kõiges, mis ta teeb. Ta alati tõmbab endale häid asju ligi. Tal on lõpmatult energiat ja ma lihtsalt olen mingi, kuidas sa seda kõike teed. Kuidas sa saad kõike, mis sa tahad, kuidas sa jaksad lõpmatuseni, kuidas sa suudad olla nii äge inimene. Ja mida rohkem ma seda raamatut loen, seda rohkem ma vaatan, vau, sa elad ikka sellist elu, kus sa need teadmised oled saanud, et niimoodi käitud. Kõik nagu by the book on siin kirjas, mis tema tavaliselt teeb, mida ma olen näinud teda tegemas. Ja äge asi näiteks, mida Rannar tihti teeb, et ta veedab aega mu unistustega. Et ta istub laua taha, kirjutab, mis ta oma päevast tahab või mis unistusi ta tahab, on.
ja, või noh, mingid eesmärgid, mis tal on, kirjutab välja ja need tal kohe täituvad. Ja siin raamatus seletab ülihästi ka, miks need täituvad või kuidas need täituvad või kuidas need täituma panna. Ja ta täpselt neid asju teeb. Ja ma olen nagu, kuidas ma ei ole nagu neid asju kunagi kokku viinud. Et see on jah, äge. Nii, nüüd Rannar tuli koju ja kell on mingi 6:30, kuskil seal vahemikus. Nüüd ma lähen trenni, täna on ülakehapäev. Nii et soovige mulle edu siis. No nii, kuidas muidu vastu võtta naistepäeva, kui mitte hea trenniga? Ühesõnaga nüüd mul jäigi 2 klippi järjest, ehk siis üks oli eilse õhtu ülakehapäev ja teine oli siis tänase hommiku jalapäev. Et juhtus nii, et ma pidin minema hilja õhtul trenni ja hommikul vara uuesti trenni. Aga mis siis praegu dieedi ajal, kui hakkab võistlused tulema, ma põhimõtteliselt elan trennis, nii et ma olen nii harjunud sellega. Et mu päevaplaan või nädalaplaan põhimõtteliselt ongi selline, et jõutrenn, siis ma käin eraldi venitamistrennis, käin balletis, et seda graatsilisust juurde saada, sest seda mul üldse ei olnud varem. Siis on jälle jõutrenn, jälle venitamistrenn, jälle jõutrenn, jälle venitamistrenn. Poseerimist ma teen iga päev minimaalselt pool tundi. Pärl panin kuidagi teleka tööle, ma ei tea kuidas. Nii et sport, söömine, sport, sammud. Ja samme ka ju ma tegelikult pean 13 000 päevas tegema. Nii et lastega me käime alati tunniki jalutamas, et selline 4-5 kilti päiksega siin jalutada ja Pärliga on täiesti tavaline. Täna on siis naistepäev, nii et kõigile head naistepäeva. Ja minul on ka olnud väga tore naistepäev juba. Praegult olen Pärliga kodus. Naudime siin naisteaega. Issi läks siis päikesega mingeid, kuidas ma ütlen, autoasju tegema. Läksid taarat ära viima.
poodi ja nii edasi ja kõige parem naistepäeva kink siis, mis mulle tehti. Sain enda aega, sain lilli ja tore üllatus oli see, et ta aitas mul kodu ära koristada. Mul on siuke chill päev, aga täna siis on mul veel plaanis 2 asja. On kleidiproov. Ma lihtsalt ei suuda ära oodata, et näha enda võistluskleiti ja monokiinid. Bikiinid on mul juba käes, need on mega ilusad, aga ma arvan, et see kleit lihtsalt, ma arvan, see tuleb nii ilusat värvi ja nii ilus, et kui meil oli algne proov, siis juba kõik istus nii hästi ja ma olin mingi, davai, ma lähen juba lavale, et see annab nii palju enesekindlust juurde, kui sa tead, et kõik sul seljas istub nii hästi. Vot, ja pärast kleidi proovi, siis tuleb mul kohe massaaž. Nii et ma lähen tilk sellise massööri juurde. Kindlasti, kui teid massaaž huvitab, siis käige ka ära. Tasub proovida. Ma usun, et ta on enda erialas väga hea ja pühendunud. Vot sellised plaanid siis. Aga praegu võtan jälle raamatu kätte, loen. Mul on suht palju juba samme tehtud, et kui jalapäeva teha, siis saab samme ka väga palju täis. Kätte jõudnud aeg minna massaaže. Lähen sinna jalgsi, ma arvan. Mõtlen, ma ei arva, vaid päris kindlalt, sest mul on vaja veel samme teha ja sinna on nagu parasjagu maad ka. Mingi 1,5 kilomeetrit äkki. No 2 päris täis ei tule, ma arvan. Nii et mõnus õhtune jalutus kõik edasi-tagasi. 3 kilti. Ja 1,5 tundi veel klassikalist massaaži. Nii naljakas on see, et lastega ma kuidagi kõnnin seda teekonda. Ma alati kõnnin oma sealt massaaži salongist mööda. Ja lastega ma kõnnin nii kaua seda teekonda. Ja siis ma planeerisin juba eos mingi ülipika aja ette. Ja nüüd ma jõuan mingi 10 minutiga kohale. Nii et ma ei tea, kas ma saan üldse sisse veel. Issand, nagu teine inimene oleks tulnud massaažist tagasi. Reaalselt sain mõnele asjale kinnitust, et oli probleeme. Näiteks Eleri kogu aeg ütles, et kõndimise ajal ma panin jalga maha ja siis mu riied läksid nii pingesse. Ja siis ütles, proovi vähemalt. Aga arvestades, mis seis mul nendega oli, siis ma ei imesta, et ma niimoodi nagu puupakk oleks kõndinud. Aga nüüd on asjad korras. Ilmselt ma hakkan iga nädal käima enne võistlusi massaažis, et hoida nagu head vormi. Tere ilusat esmaspäeva hommikut. Ma mõtlesin, et kuna eile õhtul ma jõudsin nii hilja koju, et ma ei hakanud mingit suurt kokkuvõtet tegema, sest lastega on nii, et kui sa koduuksest sisse astud, siis nad tulevad, kalli, ma ootasin sind ja siis hakkab möll pihta. Nii et väga mingit telefoni käes hoidmist siin teha ei saa.
aga põhimõtteliselt ma olen siin söömas hommikusööki. Pole midagi eriti fancy't. Ma arvan, et kes fitnessit ei tee või juustusõi lemmik pole või munavalged, siis vaatab mind väga imelikult praegu nende võikudega. Aga kunagi ma sõin hästi palju putru hommikusöögiks. Siis mul lambist tuli munavalge manši. Lihtsalt nii väga tahan munavalget süüa ja ma hakkasin seda igale poole panema. Ja nüüd see on üks lemmikumaid hommikusööke. Võib-olla oleks hea mingit soola või asja ka peale panna. Hea asi on see, et mul lapsed armastavad süüa munakollast. Nii et meil on hea teamwork, et mina söön munavalge ära ja siis Pärl ärkab varsti, päike ka, sest nad võtavad mul siit taldriku pealt munakollased ära. Ja siis ma sain Kaisa kinkepakist tatlite paki. Ja siis ma mõtlesin, et kogu aeg on ju mingi reklaam, et nii hea, söö, asenda kommid sellega, et palju tervislikum. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin ühe. Ja teen paki lahti, hakkan kaaluma ja vaatan üks tatel on 35–40 kalorit. Ja siis ma mõtlesin, et okei, tead, let it be, ma saan terve õuna selle eest ära süüa. Et see üks tatel pole seda väärt. Ja ma näen, kuidas inimesed pakkide viisi söövad seda. Uskumatu. Sa lihtsalt terve pakiga sööd põhimõtteliselt oma normaalse, terve, suure toidukorra ära. Et võib-olla sealt pakist mingi 2-3 tükki on okei võtta, vahepalaks, aga ma ei tea, kas see eriti mõttekas on. Nii et jälgige, et kui te neid tatleid söötrige, siis väga liiale minge ja ärge seda endale teleka kõrvale õhtu manšiks võtke. See on hea viis, kuidas kiiresti üle süüa, ütleme inimkeeli. Jah, aga ma arvan, et see ongi hea lõpetus. Ma arvan, et mingite päevade jooksul nüüd ma panen selle vlogi kokku. Ma vaatan, kuidas ma jõuan, sest et nüüd tuleb ju raamatupidamises see aeg, kus tuleb tuludeklaratsioonid esitada, siis tulevad uuesti uue ringiga käibedeklaratsioonid. Nii et vaatame, kuidas see raamatupidamisperiood jookseb. Ma ei tahaks jätta videot väga hiljaks ka, sest ma tahan, et see oleks käiks ajaga kaasas. Ühesõnaga, näeme, elame, näeme. Tšau!